Millest siis mina täna räägin? Tiia põgusalt juba ütles ja Agne ka kordas veel järgi, et mina räägin just kutseõppe lõpetajate kutseeksamite tulemustest 2025. aastal. Ja minu eesmärk ei ole kindlasti koostada nüüd koolide pingerida või siis kutseandjate pingerida või kutsete pingerida. Minu eesmärk on pigem näidata, mida need kutseeksami tulemused meile kvaliteedi arendamise vaates räägivad. Esmalt ma annan üldpildi ehk vaatame seda, kuidas 2025. aasta tulemused asetuvad varasemate aastate tulemuste konteksti ja siis millised olid 2025. aasta kutseeksamite peamised näitajad, sealhulgas siis keskmised tulemused. Seejärel liigume keskmisest pisut sügavamale, sest keskmine tulemus võib peita väga suurt varieeruvust. Ja erinevused võivad avalduda valdkondade lõikes, kutsete lõikes, sama kutse puhul koolide vahel ja mis veel kõige põnevam, ka sama kooli sees, sama kutse eri eksamikordade vahel. Seetõttu ei ole oluline ainult küsida, et milline oli üldine sooritamise määr. Olulisem on küsida, kus need erinevused tekivad ja kas need korduvad ja millistes kohtades on siis vaja algatada diskussioon eksami tulemuste parendamiseks või parandamiseks. Ja mina omalt poolt soovin kindlasti näha seda, et see tänane esitlus aitaks näha kutseeksamite tulemusi just kvaliteedidialoogi lähtekohana, mitte siis hinnangu või pingereana. Nii. Kutseeksam ei ole kindlasti ainult üks kooli lõpetamise formaalsus. See on võimalus tõendada töömaailma vajadustele vastavat kompetentsust ja ühtlasi ka näidata, et õppija oskab oma erialal tegutseda päris tööolukorrale lähedases olukorras. Ja samal ajal on kutseeksam õppimise ja õpetamise kvaliteedi peegel. See annab kindlasti koolile ja kutseandjale tagasisidet selle kohta, kas õppe, hindamine ja tööelus vajalikud oskused on omavahel kooskõlas. Edukalt sooritatud eksam annab lõpetajale ka riiklikult tunnustatud kutsetunnistuse ning aitab tal kindlasti liikuda siis pisut kindlamal jalal tööellu. Siia slaidile olen koondanud kutseõppe lõpetajate kutseeksamite põhinäitajad ja seda siis 4 aasta võrdluses aastatel 2022 kuni 2025. Kõigepealt on oluline öelda, et kutseeksamitel osalemine on jätkuvalt kõrge. Seda võib-olla kohustuse tõttu, et neid peab tegema. 2025. aastal oli kutsetaotlejaid 8073. Eksamil osales neist 7921 õppijat ning võrreldes 2024. aastaga tähendab see seda, et eksamil osales üle 400 õppuri rohkem. See näitab, et kutseeksam on kutseõppe lõpetamisel jätkuvalt väga oluline ja laialdaselt kasutatav kompetentsuse tõendamise viis. Samas me ei saa vaadata ainult mahtu. Kui vaatame graafikult osalenute ja sooritanute arvu, siis mõlemad näitajad on 2025. aastal kasvanud. Esmapuhul võib see näidata, et kõik liigub paremuse poole. Seetõttu olen siia graafikule toonud ka kolmanda mõõtme. See on sooritamise määr ja see näitab, et kuigi osalejate arv kasvas, langes samal ajal sooritamise protsent 87,8%-ni. See protsendipunktide vahe on väike, aga langus on jätkuv. Mm. 2025. aastal ei sooritanud kutseeksamit iseenesest 969 õppijat, mida siis tegelikult on 102 õppuri võrra rohkem, kui seda oli 2024. aastal.
Automaatselt ei tähenda see seda, et eksamid oleksid kindlasti kas siis halvemini korraldatud või õppe kvaliteet oleks langenud, aga küll annab see meile märku, et peaksime nendesse tulemustesse natukene süvitsi sisse minema ja vaatama võib-olla, milliste kutsete osas, millistes koolides, millistes valdkondades või kutseandjate lõikes mittesooritamine rohkem esile tuleb ning kas tegemist on sellise ühekordse langusega või aasta nõrgema tulemusega või tegelikult on tegemist sellise korduva mustriga. Sellest aga mõne slaidi pärast. Edasi räägin järgmisel slaidil ja mõnel veel siis just nimelt sellest 2025. aasta eksamist ja üldisemad näited selle kohta. 2025. aastal korraldas kutseõppe lõpetajatele kutseeksameid 55 kutseandjat. Eksameid tehti 170 kutsele erinevale ning toimus kokku 693 kutseeksamit. Eksamil osales 7921 osalejat, kellest siis, nagu varem öeldud, 6952 sooritas eksami ja 969 ei sooritanud eksamit ning üldine sooritamise määr oli 87,8%. Aga nüüd liigume sellel slaidil vasakult paremale. Kui vaadata kvalifikatsiooniraamistiku tasemete järgi, siis kõige suurem osa kutseeksami tegijaid tõendas oma kompetentsust 4. kutsekvalifikatsiooniraamistiku tasemel ja nad moodustasid 72% kõigist kutseõppe lõpetajate kutseeksami tegijatest. See tähendab, et nende tulemused mõjutavad seda üldist keskmist kõige enam. 4. kutsetaseme edukalt eksami sooritanute määr oli seejuures 86,2%. Ja kes on siis 4. taseme kutseõppe lõpetaja? 4. taseme kutseõppe lõpetaja täidab põhilisi tööülesandeid iseseisvalt olukordades, mida saab tavaliselt ette näha, kuid mis võib muutuda. Ta juhendab ka teiste tavatööd, võtab teiste arendamisest mõningase vastutuse ja ta on võimeline seostama laiaulatuslikke tööalaseid teadmisi ja kasutama neid uues olukorras. Ja neid spetsialiste, kes meil sellistena tööturule jõuab, on siis 5720. 5. taseme kutseeksami tegi 19% kõigist kutseõppe lõpetaja kutseeksamite tegijatest. 5. taseme eksami edukalt sooritamise määr on küll kõrgem, aga tegijaid on juba oluliselt vähem, pea siis 3 korda vähem või üle 3 korra vähem isegi. Ja seetõttu on nende eksami tulemuste mõju üldisele keskmisele pisut väiksem. 3. taseme kutseeksami edukalt sooritamise määr oli mõne protsendipunkti võrra madalam kui 4. taseme määr ja siis keskmine sooritamise määr, aga neid oli samamoodi oluliselt vähem ja nende keskmine tulemus üldist keskmist sooritamise määra väga ei mõjuta. Kõige vähem oli kutseeksameid kvalifikatsiooniraamistiku tasemel 2 ja neid oli kõigest 44 ja nad moodustasid 0,5% kutseeksami sooritajatest. Nad küll sooritasid oma eksamid 100%-liselt, aga nende mõju siis sellele üldisele määrale on päris pisike. Liigume slaidi keskmise osa juurde. Siin on kutseeksamite tulemuslikkust näidatud kutseandja tüübi järgi. Meil on olemas 2 tüüpi kutseandjad. Meil on kool kui kutseandja ja tema valitakse konkursid, tema saab kutseandja õigused konkursita ja tema annab kutsetunnistusi ja teeb kutseeksameid ainult oma kooli lõpetajatele. Teiseks on meil olemas töömaailma kutseandja, kes kutseandja õiguse saab läbi konkursi ja tema annab kutseid siis nendele kutsetele, millele tal on kutseandja õigus ja võib anda neid siis kõikidele, nii kooli lõpetajatele kui ka töömaailma taotlejatele. Ja siin võib-olla väike müüdikummutus, et arvatakse, et kui kool on kutseandja, siis kutseeksamid sooritatakse 100%-liselt, aga nagu te näete, siis tegelikult see päris nii ei ole.
ja ka kool võib olla oma lõpetajate suhtes kriitiline. Ja kooli lõpetajaid, kes tegid kooli poolt korraldatud, kes tegid eksami oma kooli poolt korraldatud eksamil, siis neid oli 1084 ja Töömaailma Kutseandja korraldatud eksamil tegi eksami 6837 taotlejat. Paremal või paremal slaidi osas on koolide tulemused. Siin on 31 kooli, nii palju oli siis neid koole, kus oli kutseõppe lõpetajaid. On need 31 kooli jagatud sooritamise määravahemikesse. Näeme, et 3 kooli olid 100% juures. Tõsi, siin on need koolid, kes annavad kutseid oma kooli lõpetajatele. 14 kooli on vahemikus 90–99% ning 10 kooli vahemikus 80–89%. Ning 4 kooli tulemus keskmine on siis alla 80%. Aga siin tuleb kindlasti jällegi vaadata nii koolide suurust, sest eksamite sooritajate mahud on väga-väga erinevad ja ka kutseid, millel eksameid sooritati, on erinevad ka oma tulemustest. Näitamaks, kui tänuväärselt suurt tööd teevad kutseandjad, mõned näitajad ka nende tegevuse kohta. Esimene rida on teile tegelikult tuttav juba eelmisel slaidil ja ma seda siinkohal ei korda. Tabelis on toodud 10 kutseandjat, kellel oli 2025. aastal kõige rohkem kutseõppe lõpetajate kutseeksameid. See ei ole pingerida, vaid vaatame seda kui tegevusmahtu. Näeme, et suurima eksamite arvuga kutseandjad on näiteks Eesti Ehitusettevõtjate Liit, Eesti Peakokkade Ühendus, Autokutseõppeliit, PCS Koolitus ja Eesti Masinatööstuse Liit. Ja neile järgnevad siin veel 5 kutseandjat. Ja siin on oluline vaadata korraga 3 näitajat. Eksamite arv näitab korralduslikku mahtu, see on kohe siin esimeses tulbas kutseandja järgi. Kutsete arv näitab, kui lai on kutseandja portfell, see on rohelise märgistusega numbrid. Ja osalejate arv näitab, kui suur hulk õppijaid selle kutseandja kutseeksamitega seotud on. Paremal olen välja toonud selle, et 10 suurima eksamimahuga kutseandjat, nende juures toimus siis kõikidest eksamitest 59% ehk siis 409 kutseeksamit korraldati nende poolt. Ja 55% kõigist osalejatest tegi samuti kutseeksami nende 10 kutseandja juures. Et nagu näete, on kutseandjate tegevusmaht väga-väga erinev. Suure eksamimahuga kutseandjate puhul mõjutab nende kutse andmise kvaliteet ikkagi väga suurt hulka õppureid, mistõttu on väga oluline, et nad teevad oma tööd hästi. Kui eelmisel slaidil oli fookus kutseandjate tegevusmahul, siis siin liigume kutsete tasandile. Tabelis on toodud 10 kutset, millele oli 2025. aastal kõige rohkem taotlejaid. Iga kutseandja kohta on näha siis taotlejate arv, eksamil osalenute arv, mitte sooritanuid ja ka sooritamise määr. See näitab korraga 2 vaadet, ühelt poolt siis kutse andmise mahtu ja teiselt poolt ka tulemust. Kõige suurem maht või kõige suurema taotlejate arvuga kutsed olid näiteks kokk, sõiduautotehnik, IT-süsteemide nooremspetsialist, hooldustöötaja ja lapsehoidja. Nüüd hakkame minema valdkonniti tulemuste sisse.
Esmalt siis valdkonniti, siis vaatame ühe valdkonna siseselt ja siis püüame heita pilgu koolide vahele ja ka ühe kooli sisse. Valdkondade lõikes ei ole pilt ühetaoline. 2025. aastal oli kutseõppe lõpetajate kutseeksamid 13 kutsenõukogu valdkonnas. Meil on kokku 14 kutsenõukogu. Koolilõpetajate kutseeksameid ei tehtud hariduse kutsenõukogu valdkonnas. Mujal kõikide teiste kutsenõukogude valdkonnas tehti koolilõpetaja kutseeksameid. Neist 7 oli sooritamise määr üle 2025. aasta keskmise, mis oli, tuletan meelde, 87,8%. Ja paremal ongi siis toodud välja need valdkonnad, kus tulemus oli selle üldise keskmise. See näitab seda, et enam kui pooltes valdkondades jõuavad tegelikult õppijad kutseeksamile väga hea ettevalmistusega ning eksam sooritatakse edukalt. Vasakul pool slaidil on toodud need valdkonnad, kus sooritamise määr jäi alla keskmise. Ja neid tulemusi ei peaks tõlgendama nii, et valdkonnas on tervikuna midagi halvasti tingimata, vaid pigem on need valdkonnad, kus võiksime vaadata pisut sisse ja küsida täiendavaid küsimusi. Ja seda me nüüd järgnevalt ka teeme. Kui eelmisel slaidil nägime, et energeetika, mäe- ja keemiatööstuse valdkonna sooritamise määr oli 2025. aastal 72,8% ehk jäi alla selle üldise keskmise. Aga kui me läheme nüüd valdkonna sisse ja vaatame tulemusi kutsete lõikes, siis pilt muutub palju mitmekesisemaks. See pilt näitab teile seda, et sama valdkonna sees on kutseid, kus sooritamise määr on 100% ja samal ajal ka kutseid, kus tulemus jäi 35–40% juurde. See tähendab seda, et valdkonna keskmine peidab endas väga suuri erinevusi. Näiteks võrguelektriku, biogaasijaama operaatori, laborandi ja veekäitlusoperaatori kutsetel oli tulemus 100%, samas automaatiku, sisetööde elektriku, ehitiselektriku kutseeksami sooritamise määr oli oluliselt madalam. Ja seetõttu ei saa öelda, et kogu valdkond oleks üheselt murettekitav, pigem tuleb vaadata, millistes konkreetsetes kutsetes see madalam tulemus avaldub. Ja kindlasti on üks võimalik madalamate tulemuste põhjus seotud valdkonna tehnilisema iseloomuga. Mitmes selles valdkonna kutses eeldab kutseeksam ikkagi väga konkreetset praktilist sooritust, seadmete kasutamist, tööohutuse järgimist ning tehnoloogiliste töövõtete väga täpset valdamist. Ja sellistes eksamites võib üks kriitiline viga tegelikult mõjutada lõpptulemust väga palju. Teine võimalik põhjus on kutsete regulatiivne tähendus. Mõne kutse puhul, nagu te teate, ei ole kutsetunnistus lihtsalt lisaväärtus lõputunnistusele, vaid tegelikult võib see olla töö tegemise eelduseks või siis kindlasti vajalik teatud ülesannete täitmisel. Ja nendel juhtudel on minu arvates täiesti arusaadav, kui kutseandja ja hindajad tunnevad suuremat vastutust ning soovivad olla pea 120% veendunud, et taotleja kompetentsus vastab nõuetele. Nii, aga lähme nüüd koolide lõikesse ja varieeruvus koolide osas. Vasakul pool slaidil näete siis tegelikult seda, kuidas võivad erinevad kutsed ja nende tulemused varieeruda eri koolides. Siin ei ole toodud kõiki kutseid, vaid näidetan ainult siis need, kus 2025. aastal oli kutseeksamitel kokku vähemalt 50 osalejat. Eksamid tehti vähemalt 3 koolis ja vähemalt 3 koolis oli igas vähemalt 10 osalejat. Ehk need
kutsed pidid vastama teatud tingimustele. Ja tabelis on iga kutse kohta näidatud madalaim ja kõrgeim kooli tulemus ning nende vahe protsendipunktides. Näiteks sõiduautotehniku puhul ulatus koolide sooritamise määr 24-st 92%-ni. See näitab seda, et sama kutse puhul oli koolide õppurite eksami sooritamise vahe 68% punkti. Ka CNC puidutöötlemiskeskuse operaatori ja ehitiste elektriku ning kütte- ja jahutussüsteemide Lukksepa, Möörsepa ja Tisleri kutsetel oli koolide vaheline erinevus vägagi märgatav. Aga samas see varieeruvus ei ütle halvasti kohe automaatselt seda, et üks kool teeb midagi hästi või teine teeb midagi halvasti. Küll näitab see seda, et kutse üldine keskmine ei pruugi anda piisavat pilti. Kui sama kutse tulemus erineb kooliti väga palju, siis tasub kindlasti edasi küsida seda, et millest see erinevus tekib, kas õppijate ettevalmistusest, eksami lubamise praktikast või siis hindajatest. Paremal pool olen toonud sisse veel ühe vaate ja see näitab, et tegelikult seesama hajuvus ei pruugi tekkida ainult koolide vahel, ka sama kooli ja sama kutse sees võivad eri eksami olukordade tulemused olla erinevad. Siin näiteks olen toonud ehitiste elektrik tase 4 kutseeksamid Tallinna Polütehnikumis ja 3 eksami korra tulemused olid 42, 82 ja 80% ehk siis ka ühe kooli sees juba madalama ja kõrgema tulemuse vahe 39,5% punkti. See tähendab, et kokkuvõttes, et tulemuste tõlgendamisel ei piisa kindlasti ainult küsimusest, milline oli kooli või kutseandja keskmine tulemus, et mõnikord tuleb minna ühe tasandi võrra sügavamale ja vaadata ka konkreetseid eksamikordi, osalejate arvu ja eksamikorraldust. Ja selle slaidi põhisõnum olekski siis see, et keskmine tulemus võib varjata väga suuri erinevusi ja hajuvus ei ole hinnang, vaid pigem see signaal, mis aitab valida välja kohad, kus on veel vaja sisulisemaks minna. Veel üks võimalus analüüsida tulemusi või vaadata enda sisse. Sellel slaidil on 10 kutset, millel ebaõnnestujad moodustasid tegelikult poole ebaõnnestujatest 2025. aastal. Ja siinkohal arvasin, et oleks huvitav vaadata seda, et kas tegemist on siis ühekordse tulemusega, näiteks kas tegemist on konkreetse lennuga, korralduse või muu asjaoluga. Teine võimalus on see, et madalam sooritamise määr või suur mittesooritajate arv kordub mitmel aastal järjest. Sellisel juhul on kindlasti juba tegemist tugevama signaaliga, mis vajab siis põhjalikumat analüüsi. Siin tulebki vaadata kutseid eraldi. Kui mõnes kutses on mittesooritajate arv olnud kõrge mitmel aastal järjest, siis peaksime siinkohal kindlasti küsima, kas õppe sisu, eksami ootused on piisavalt hästi kooskõlas omavahel, kas hindamiskriteeriumid on õppijatele ja koolidele hästi selged. Aga samas tuleb olla ka ettevaatlik siin. Mõne aasta võrdlus ei ütle automaatselt, kus on põhjus. Ja see ei anna veel vastust kindlasti sellele, kas küsimus on õppes, hindamiseksami sisus, töömaailma ootustes või õppijate valmisolekus. Aga küll aitab see valida välja need kutsed, mille puhul ja mitte ainult kutsed, vaid need koolid, need õpperühmad, kelle puhul tasub minna edasi sisuliste aruteludena. Ja selle slaidi sõnum võiks olla see, et püsimuster on kindlasti olulisem kui üksikaasta. Kui madalam tulemus kordub, vajab see kutseandja, kooli ja võib-olla ka kutsekoja ühist analüüsi ja arutelu. Kui aga 2025. aasta tulemus on erandlik, siis on mõistlik seda lihtsalt jälgida, aga mitte teha liiga kiireid järeldusi. Ja selle slaidiga võtan oma tänase esitluse kokku. Kõigepealt on oluline rõhutada, et
kutseõppe lõpetajate kutseeksamite süsteem on mahukas ja osalemise määr on väga kõrge. 2025. aastal korraldas kutseeksameid 55 kutseandjat ja eksameid tehti 170 kutsele ja eksamil osales 7921 inimest. Teine oluline sõnum on see, et sooritamise määr langes teist aastat järjest, kuid on endiselt kõrge. Kolmas sõnum on see, et üldpilt on hästi mitmekesine. Et meil on 7 valdkonda, mis olid üle keskmise ja 6 valdkonda jäid alla keskmise. Ja neljas võib-olla kõige olulisem sõnum on see, et keskmine tulemus võib peita siiski väga suuri erinevusi valdkonna sees, valdkondade vahel, valdkonna sees, koolide vahel ja koolide sees. Ja see oleks minu poolt kõik, et me isekeskis oleme kutsekojas arutlenud, et me saame panna kutseeksamite tulemused ka avalikult kutsekoja kodulehele välja, kuhu nad siis täpselt lähevad, et te saaksite ise kõik oma korraldatud eksamite tulemusi vaadata, analüüsida, vajadusel siis astuda dialoogi kooliga. Selle kohta siis ilmselt saadame ühe täiendava teate. Aitäh!